tahtsingi ütelda, et Hiiu kalur sai see aasta 75-aastaseks. Ehk meil töötab siin inimesi, kelle vanaisad, isad ja ise siis töötavad selles firmas. Et meil on väga pika traditsiooniga firma. Edu saladus ongi see, et esiteks me oleme teinud väga häid otsuseid ja teiseks peab alati õnne ka olema. Täna me oleme laienenud juba mitmesse riiki. Meil on laevad Soomes ja Lätis. Et kokku püüab aktiivselt käib merel 16 kalapüügilaeva. 7 tükki Eestis, 3 tükki Lätis ja 6 tükki Soomes. Ütleme praegu, Hiiu kaluris on kuskil 35 töötajat. Aga need Soome ja Läti ja kõik teised firmad ongi nagu koos teiste osanikega. Et ma päris täpselt ei oska seda. 2023. aasta oli meile väga edukas. Hiiu kaluri käive oli üle 6,5 miljoni euro ja kasum oli 4,7 miljonit eurot. Miks 2023 oli edukas? Arvan, et mõned aastad enne tehti väga õigeid juhtimisotsuseid ja 2023 pööras siis kogu see tegevus nagu kulmineerus selle tulemusena. Ma arvan, et te ei mõtle seda välja, aga see on selline protsess nagu El Niño, mis on Lõuna-Ameerikas. See on ilmastiku nähtus, kus Lõuna-Ameerikas muutub kliima soojemaks. Kuna maailma kõige suuremad jahutehased, kalajahutehased on Lõuna-Ameerikas, Tšiilis ja Peruus, siis selle ilmastiku nähtusega kala läheb meil ranna äärest ära sügavale ookeani, kuna rannas ei ole enam külma vett, toitainete rikast vett. Ehk nad ei saa niimoodi kala kätte, nagu nad kogu aeg saavad. Ja see tõstis maailma turul kalajahu hinnad kõrgele. Ja tänu sellele saime meie Eestis ka tavaliselt nagu ebakvaliteetse kala eest väga head hinda. Ja see aitaski meil sellest head tulemust teenida. Ma arvan, et 2024 tuleb samamoodi suhteliselt edukas. Aga 2025 oleme tagasi argipäevas, püügikvoodid vähenevad, aga me saame hakkama.